Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse alguseks on teema, milleks on püha vaimu ootus, nii et me võime võtta istet ja ma lihtsalt tsiteerin mõningaid piiblikohti siin jutluse käigus, mida me juba kuulsime. Oleme nagu vaakumajas kirikuaastas. Kristus on üles tõusnud, on läinud taevasse ja püha vaimu veel ei ole. Tegu ongi sellise ootusajaga. Ja kui see tundub väga loogiline, kui me mõtleme sellele sündmuste jadale tol hetkel, siis teine küsimus on, et mida see ootusaeg meile täna võiks tähendada? Sest see on nagu samamoodi nagu ülestõusmispühadel, et me ju teame, mis tuleb. Meil on see teadmine juba olemas ja kui sa täpselt tead, mis tuleb, siis mis selle ootusega siis on. Aga püüame seda natuke vaadata läbi nende tänaste tekstide ja üleüldse selle ootuse mõtte läbi. Vanas testamendist me kuulsime seda kohta, kus Eelia ootab Jumalat ja siin oli selline tekst. Vaata, Issand läks mööda ja tugev ning võimas tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis Issanda ees. Aga Issandat ei olnud tuules. Ja tuule järel tuli maavärisemine. Aga Issandat ei olnud maavärisemises. Ja maavärisemise järel tuli tuli, aga Issandat ei olnud tules. Ja tule järel tuli vaikne tasane sahin. Kui Eelia seda kuulis, siis ta kattis oma näo, kuuega läks välja ning seisis koopa suus ja vaata temale kostis üks hääl, kes küsis, mis sa siin teed, Eelia? Jumal näitab oma kõikvõimsust. Kõik on olemas, maa värisemine, tuul, tuli. Aga saabub siiski inimese juurde vaikses tasases sahinas. Üldse mitte nii, nagu tunduks loogiline, vaid risti vastupidi. Paralleel kohe jõulude peale, kuidas saab Jumal sündida väetiimikuna. Ja Uues Testamendis me kuuleme, kuidas jüngrid kogunevad palvesse ja ootavad. Nemad olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos Jeesuse ema Maaria ning naistega ja Jeesuse vendadega. See on see ootus, see on see Jumala otsimine. Eelia otsib Jumalat, jüngrid otsivad Jumalat, selline ootus ja otsimine on läbiv. Nii et ma arvan, et see tänane pühapäev peakski andma meile suuna otsimiseks. On võimalik passiivselt oodata, et äkki õun kukub suhu. Mõnel teadlasel on õnneks läinud, on ju. Aga on võimalik ka aktiivselt otsida, et millise puu all parim õun lebab. Kuid siin on muidugi oht, et kui me hakkame õunu hindama nende välimuse järgi ning lõppkokkuvõttes hammustame õuna, mis on väliselt ahvatlev, aga tegelikult üsna kibe. Nii, nüüd läks muidugi mõtlevast ajust veidi teise piirkonda. Maitsemeeled tegelevad, kujutage ette, kuidas te õuna hammustate, on ju. Aga see on hea. Sest Jumal on öelnud, tulge ja maitske mind. Vanas testamendis on tekst, maitske ja vaadake, et Issand on hea. Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Siis tõepoolest, kui me jälle seisatume selles kohas, kus me oleme kirikuaastas, siis on aeg, milles meid on kutsutud tegelikult osalemagi kõikide oma meeltega. Paastuaeg võimaldas meis lähtuvalt oma enda paastumisvalikutest tunnetada ja otsida Jumala ligiolu erinevate meeltega. Kes paastub söögist, joogist, mingist asjast, see tunnetab seda eriliselt just maitsemeelte abil võib-olla. Kes mingis tegevusest või teeb midagi, siis võib-olla füüsiliselt, kehaliselt. Siis ülestõusmispühad olid tõeline emotsioonide tulv koos muuhulgas jalataldade kulutamisvõimalusega ristiteel, jälle väga tunnetuslik. Füüsiline ja vaimne väsimus, mis saabub pärast suurt tähistamist. Taeva minemispüha,
kus samuti alustasime päeva treppidest ronides, kus üleval tornis oli tunda värsket tuult, mis meid tervitas juba mõnda aega tagasi tõusnud päikesega. Mis siiski oli nii värske. Ja nüüd see saabuv püha vaimu ootus, mis 4 püha loos paneb inimesed otse kui purjus olles läilama, kuid tegelikult lihtsalt kõnelema sellest samast sündmusest, kõigist nendest tunnetest, kas siis enda või kellegi teise emakeeles. Keeles, millest on kõige lihtsam aru saada. Ja vahel see keel on ka kehakeel, tunnete keel, kompimise keel. Keel, mis on meile kõige omasem, kõige lähedasem. Need keeled, mis võimaldavad meid tunnetada ja mõtestada asju erinevate nüansside alt. Steve Nowers, kes on ka meil käinud inglisekeelsetel teenistustel jutlustamas, kõneles emadepäeva jutluses Risti kirikus ka emakeelest ja mõned tema tsitaadid. Steve siis jutlustas nii. Sünnihetkest peale kuulsid sa keelt, mida rääkis sinu ema. See on su emakeel. Isegi kui ema oskas teisi keeli või elas võõrsil, rääkis ta sinuga eesti keeles või siis mõnes muus keeles, mis oli sinu emakeel. Vastsündinud lapsega on emal raske võõras keeles rääkida. Ainult emakeel väljendab sügavaid tundeid. Võõrkeelsetel sõnadel puuduvad tunded. Iga ema teab, et emakeel on armastuse keel. Ja ta jätkab veel, öeldes, et inglise neuroteadlane Darshana Narayanan on uurinud, et laps kuuleb oma ema häält juba ema üsas. Ja see on tegelikult paljude teadlaste poolt ju tõestatud. Ja ta ütleb ka, et imikud kuulavad palju suurema tähelepanuga lugusid, mida neile emakeeles loetakse võrreldes lugudega, mida loetakse võõrkeeles. Vastsündinud laps ei saa aru kuuldud helide tähendusest, aga nad saavad aru tunnetest, kui neid imelikke helisid kasutatakse. Ja ta jätkab ka seal pikalt mõtetega, et just keerulistel hetkedel ja kõige raskemates olukordades me tuleme väga sageli tagasi just oma emakeele poole, sest see on meie südamekeel, see on see keel, mida me oleme lihtsalt kuulnud juba raku tasandil. Kui me mõtleme nüüd emakeele ja usukeele peale, et see on ka huvitav mõte, et ka usukeel vajab ju õppimist. Ja kui tegelikult antakse ka esimene usukeel meile juba imikuna kaasa, see, kas meie eest hoolitsetakse, kas meie vajaduste eest rahuldatakse, see on see, kuidas me tajume Jumalat. Kuidas me tunnetame Jumala, kas Jumal on hoolitsev või ta on hülgav. Nii et oma esimese usukeele me saame samamoodi päris väikese beebina. Aga siit edasi teatavasti Eesti riik on üks koht, kus usuline kirjaoskus on üpris madal. Ja siit tulebki see probleem, et meil on see tunne olemas. Aga sõnu ei ole. Natuke nagu samamoodi, nagu imik õpib seda keelt, et alguses on helid, siis need omandavad tähenduse. Ja sageli on ju ka see, et kui te mõtlete võõrkeele rääkimise peale, et kui sa ei tea täpselt sõnu, ega siis ei julge rääkida. Ja ma arvan, et usukeelega on sama. Et me ei oska rääkida sageli, siis me pelgame seda. Aga ma olen täiesti kindel, et kuna tegelikult meile on see imikuna kaasa antud, siis me tegelikult räägime Jumalaga kõik ja kogu aeg. Me lihtsalt nimetame seda teistmoodi või võib-olla ei nimeta üldse. Ma mäletan, kuidas mind noore kristlasena ikka kohutavalt häiris, natuke vanema kristlasena ka pikalt, kuidas inimesed mingites olukordades hüüdsid, issand küll. Et sest minu jaoks oli selline korralik vanatestamentlik käsuseadus, minu sees ütles, et see on 10 käsu rikkumine. Aga ma nüüd olen aru saanud, et see hüüatus võib-olla on tegelikult meie igatsus ja meie soov ja meie vajadus tegelikult lahenduse järgi. Et me olemegi nagu, see on appikene küll, siis tegelikult me hüüame Jumalat appi, issand Jumal, tule ja tekita sellest olukorrast midagi normaalsemat. Nii et
Jumal teeb tööd ka parasiitsõnades. Steve oma jutluses rääkis veel seda, kuidas seesama ootusaeg, milles jüngrid olid, kuidas see neid just selles ootuses kokku liitis. Et nelipühil sai kirik sündida. Me sageli tahaks, et asjad juhtuksid kohe, nüüd ja praegu. Toimuks muutus, läheks asjad nii, nagu meie tahame. Ja siis on ootamine kohutavalt vaevaline. Eriti, kui ise midagi teha ei saa. Kui nagu tahaks, et oleks kõik teistmoodi, et kõik oleks ilusam ja parem ja õigem, nii nagu meile tundub, et on ilusam ja parem ja õigem, siis ma arvan, et selle lootusel ongi oluline mõte. Ja selleks on häälestumine. Ja häälestuda saab taas kord kõikide oma meeltega. Jälle hea näide häälestumisel tuuaks ole koorilaulust, et eile oli meil kooriga suur esinemine, mis siis üks tuleb teha enne, eks ole, saad jalad maas, diafragma paigas, hingamine, noodid on õiged, vaatad dirigenti, tunnetad, et kõrval on teine laulja ka, kellega pead ka häälestuma, on ju. Ja siis meenutad kõiki neid asju, mida dirigent on öelnud, et kas sa pead olema seekord poogen või metroorong ja siis kulmud peavad ülemas olema, hull häälestamine käib, on ju. Kes tahab teada, kuidas see kõik käib, tulge koori laulma, meil on väga tore. Või siis see, kui te kuulete enne kontserti või teatrietendust, kui orkester häälestub üksteisega, eks ju. Aga niisamuti nagu koorilaulja võib end oma liigse häälestusega sõlma ajada. Lähed närvi enam, sa oled nii pingul. Ta ju ütles, et ma pean niimoodi seisma, kas ma nüüd seisan õigesti, kas ma ikka seisan õigesti. Või siis, kui ikka viiul krutib ja krutib seda keelt ja siis selle puruks krutib. Siis ei tule ka midagi. Et nii on inimestega samamoodi, et kui me üle häälestume, siis sellest pole ka kasu. Nii nagu meie hääleseadja kooris Rael on öelnud, et teil on need noodid sees olemas, laske neil lihtsalt tulla. Ja ma arvan, et Jumalaga on täpselt samamoodi. Me saame ennast Jumala suunas häälestuda. Me saame olla valmis kuulama, mis tal on meile öelda. Me saame olla valmis ühiselt elama. Aga kui me püüame liiga palju, püüame olla need tublid tüdrukud ja tublid poisid, siis me enam ei häälestu. Siis me oleme pinges ja siis saab ootusest ja lootusest hoopis meelepaha ja meeleheide. Et miks ei lähe nii, nagu mina tahan. Tänase pühapäeva nimeks on Exaudi ja see kutsub üles kuulama. Ja on ju kuulamine suhtluse baasiline alus. Seda tegi ka Eelia, kui ta leidis Jumala tasases tuules ja seda tegid jüngrid, kui nad olid selles vaikses palves. Ja usulüürikast on kirjutatud selline mõtisklus. Ütled, et Jumalat ei ole ja mõtled, Jumal on nähtamatu. Ja siiski ta on alati su lähedal. Võib-olla olete ta kohanud, teadmata, kes ta on. Samasugune on tuul. Teda ei pane tähele enne, kui ta läheb üle rohu, kisub puud juurtega üles või lihtsalt ajab juuksed puhevile. See on, aga teda ei ole mitte kusagil näha. Ära siis kunagi ütle, Jumalat ei ole. Ütle parem, mina ei näe teda. Või veel parem, Jumal, ma ei näe sind. Ütle, mida tahad, ta on sinu lähedal. Aamen.